Olen lennata alati soovinud. Imelik, miks ma pole kunagi proovinud. Äkki kui näha piisavalt vaeva, kas ehk kotka kombel tõuseksin taeva. Selleks, et omandada lennuvõtteid, tasub kindlasti uurida aerodünaamika põhimõtteid. Selgus, et tuleks lahendusi otsida, kuidas gravitatsiooni trotsida. Tutvunud, kui olin põhjalikult taktikaga, oli aeg katsetada praktikaga. Kätega vehkides kõigest väest, jooksin alla suurest mäest. Sekka väikeseid hüppeid põetasin, seeläbi raskusjõu ületamist toetasin. Tutvunud, kui olin põhjalikult taktikaga, oli aeg katsetada praktikaga. Kätega vehkides kõigest väest, jooksin alla suurest mäest. Sekka väikeseid hüppeid põetasin, seeläbi raskusjõu ületamist toetasin. Miskipärast see toimik efekti ei andnud ja õhuvoolud mind taevasse ei kandnud. Huvitav, miks saab õhus hõljuda lind, kuid selle võimega pole õnnistatud mind. Loomulikult tarvis on ju kõvemat tuld, tõusen õhku kõrgemat puld, panen ka lennutehnikale rõhku. Ehk suudan nii jääda püsima õhku. Hüppasin latvast, lõin käed kohe avaralt valla. Hoolimata sellest kukkusin ikka alla. Loomulikult tarvis on ju kõvemat tuld, tõusen õhku kõrgemat puld, panen ka lennutehnikale rõhku. Ehk suudan nii jääda püsima õhku. Hüppasin latvast, lõin käed kohe avaralt valla. Hoolimata sellest kukkusin ikka alla. Vähe sellest, kuna kasutasin suuremat puud, lõhkusin ära mitu luud, mõni nagu pingviin, kana või jaanalind. Sama lennuvõimetuna on vist loodud ka mind. Hüppasin latvast, lõin käed kohe avaralt valla. Hoolimata sellest kukkusin ikka alla. Vähe sellest, kuna kasutasin suuremat puud, lõhkusin ära mitu luud. Jah, nagu pingviin, kana või jaanalind. Sama lennuvõimetuna on vist loodud ka mind. Tulevikus lasen lihtsalt fantaasial lennates liikuda. See on tohutu, kui tiibadeta maa.